kaasaegse emana haara ohjad oma enesearengu eest enda kätte. Kui sul on ikkagi selgus ja teadmine, milline naine sa olla tahad, siis mitte keegi teine ei saa neid väikeseid esimesi samme selles suunas teha, et sa oleksid see naine, kui sina ise. Ja võib-olla selline kõige lihtsam esimene samm ongi lihtsalt, et võta lihtsalt mingi YouTube'i videod või audioraamatud või raamatud ja lihtsalt hakka lugema seda infot, mis seal tänasel päeval on. Et kui sa ei leia endale füüsiliselt mentorit, siis kui sa ikkagi tead mingit inimest, kelle sõnum, meetod kõnetab sind, siis lihtsalt hakka tarbima kogu seda infot, mis meil tänasel päeval siin veebis nagu saadaval on. Jah, eesti keeles võib-olla ei ole seda nii palju, aga kui sul natukenegi on võõrkeelte oskus, siis no see interneti avarustes need võimalused on lõputud. Ja mina näiteks eelmisel aastal, ma olen nendele mitu aastat pannud eesmärk, et kui palju ma raamatuid loen. Ja mingil hetkel ma sain aru, et no ei lähe see raamatute lugemine nii ladusalt, kui ma tahaks. Et isegi see eesmärk, et vahel 1 raamat kuus, et loeme siis aastas 12 raamatut, kas see jäi vahepeal erinevatel põhjustel lihtsalt toppama. Ja siis eelmise aasta, kas see oli siis oktoober või november, ma pole päris kindel, leidsin ma enda jaoks audioraamatud. Et see oli natukene võõras mulle, ma ei ole kunagi nagu mingi klapid peas muusikat kuulanud ega midagi. Ja siis ma otsustasin, et ma hakkan audioraamatuid kuulama. Ja lihtsalt tellisin endale need kõrvaklapid, või need väikesed kõrvaklapid, mis sa saad kõrva panna, mis on Bluetooth ühendusega. Ja siis iga kord, kui ma kuskil liikumises olin, siis ma lihtsalt hakkasin kuulama. Ja väikeste sammudega, beebisammudega, mingid teemad, mis mind seal huvitasid, kõnetasid, ja lihtsalt hakkasin kuulama. Tänasel päeval ma just vaatasin enne selle podcasti salvestamist. Ma olen kuulanud 15 päeva, 7 tundi ja 47 minutit erinevaid siis audioraamatusid ja audiosalvestusi siis Audible äpis. Ja pluss siis nagu kõik muu, mis ma sinna nagu igalt poolt mujalt olen tarbinud. Aga ma võtsin väga teadlikult selle, et mingid teemad mind huvitavad. Ja ma harin nende teemade koha pealt, et loomulikult sina kõrvale tuli selline teine väga tore asi, et ma hakkasin ka raamatuid uuesti rohkem lugema. Aga see raamatute lugemine on ikkagi selline, ma veel ei ole selles veel väga hea, et ma raamatuid loen, aga ma olen nagu tohutu suur fänn audioraamatute peal. Ja sellepärast mul tuli ka see mõte, et ma teen ikka oma podcasti, sellepärast, et inimesed, kes on liikumises ja tahavad teiste inimeste mõtteid kuulata, siis see podcast on minu jaoks selline väga äge väljund. Ja tõesti, nagu tasuta YouTube, igasugused ongi podcastid, raamatud, asjad. Sul on väga vähese investeeringuga võimalik jõuda nagu hullult ägedate teadmisteni. Ja just ka mitmekülgselt, et üks asi on võib-olla tõesti see, et kuidas lapsi kasvatada, kuidas olla parem vanem, kuidas teha online äri, aga samas ka kuidas oma rahaasjad korda saada, et hästi mitmekülgselt on võimalik ennast arendada. Siis järgmine asi, mis on väga selline suur tõuge, on see, et sa ümbritsed end inimestega, kes on sinust targemad ja edukamad. Ja võib-olla sinu enda selles väikeses linnas või väikeses kogukonnas sa kohe aru ei saagi, et kus on need teised naised või emad või ka lihtsalt ettevõtjad, ei pea olema naised, võivad ka mehed olla, eks ju. Et sa nagu ei näe või ei oska nagu neid leida. Siis tänasel päeval taaskord veebi kaudu on võimalik ligi pääseda väga paljudele erinevatele
koolitustele, kursustele, mentoritele, hästi palju erinevaid kogukondasid on, et kui midagi kõnetab sind, siis miks mitte? Nüüd sa ütled mulle järgmine argument, et need kõik maksavad raha. Mis on siis? Aga see ongi see, et sa pääsed sellele inimesele, kelle käest sa tahad kuulda, kuidas asjad maailmas siis nagu toimuvad tema nägemuse kohta, et see koolitaja või esineja või mingi kursus, siis see tähendabki seda, et see raha on nagu vahend. Et sa saad temale lähemale kui see, mis on see tasuta info veebis olemas. Ja see, kui sa käid raha välja mingi asja eest, siis see tähendab ka seda, et sa oled valmis rohkem pühenduma. Ja väga tihti, kui mina olen mingi kursuse, koolituse, mõne kogukonna mentorshipiga nagu liitunud, siis see ei ole see, et ma kuidagi sellele inimesele siis nagu maksaks raha või mida iganes. See summa, mille ma välja käin, see on see, mille raames, mis väärtuse ulatuses ma olen valmis ise endale pühenduma. See on selline commitment ise endale just, nagu et sina oled valmis pühenduma, et ise ennast järgmisele tasemele viia. Ja see, et need asjad on tasulised, see on täiesti normaalne ja okei. Sest tasulistel asjadel on ka see, et see raha on justkui natukene värav, et need, kes on valmis seda pühendumust tegema, need astuvad sealt väravast sisse ja on valmis ka midagi oma elus muutma, kui need, kes lihtsalt mõtlevad ja lükkavad edasi ja analüüsivad, et see on ikkagi nagu selline otsus ja pühendumus. Ja see hoiab seda ruumi, et kui sa oled mingi kogukonna liige ja sa oled nagu tasunud selle eest, siis see aitabki hoida seda ruumi nende inimeste jaoks, kes päriselt tahavad seal olla ja koos areneda. Aga samas, sa võid ka ise omaenda membership, mastermindi või midagi kokku panna, et miks mitte? Ümbritsen lihtsalt inimestega, kes on targemad ja edukamad. Ja on selline nagu ütlus ka, et väga tihti sa oled ka oma 5 sellist lähema sõbra keskmine. Ma ei ütle seda, et sa nüüd pead oma sõpru kuidagi välja vahetama hakkama. Aga sellesse tuleks suhtuda teadlikult, et kellega sa igapäevaselt ikkagi oma aega veedad, kellega sa oma mõtteid vahetad. Et kas need inimesed on sellised, kes annavad sulle seda jõudu ja energiat, et need asjad on võimalikud. Neid saab teha, see on võimalik, või siis on need, kes kogu aeg sinu energia toovad nagu võimalikult madalale maapinna lähedale või isegi tambivad sinna maa alla, et ei, sa oled kuskil pilvedes. Et sellised asjad ei ole võimalik, ole nagu realistlik, ole normaalne, et lihtsalt suhtu teadlikult sellesse, kellega sa ennast ümbritsed. Ja selline mõte ka, et väga tihti sinu üle mõistavad kohut need, kui sa hakkad selle enesearenguga tegelema, mingis suunas liikuma, siis just need inimesed, kes on sinust tagapool, kes ei ole saavutanud neid asju, mille suunas sina liigud või mida sina saavutada tahad. Ja mitte kunagi ei mõista nagu sinu üle kohut, ei kritiseeri sind need inimesed, kes on jõudnud sinna või kõrgemale, kaugemale, kui sina teel oled. Et mõtle selle peale, kui keegi jälle püüab sinu unistusi kuhugi allapoole suunata. Siin on mul üks hea näide, et mu lapsed käivad võimlemistrennis ja siis ikka seal emad toovad lapsed trenni ja siis jutustavad seal oma vahepeal. Ja siis oli üks kord juhus, kus emad hakkasid arutama ühe teise Eestis üsna eduka naise laste üle, et kuidas nad lasteaias käivad, et kui korras ja puhtad riided neil on või kui räpased need on.
et issand jumal, et see naine on ise nii edukas, aga tema lapsed käivad nagu nii määrdunult lasteaias. ja siis ma kuulasin ja ma tuletasin endale meelde, et sinu üle ei mõista kunagi kohut need inimesed, kes on seal, kus sa oled. Ja siis see, et kas lapseriided on määrdunud, räpased, nad kasutasid sellist väljendit. No, see on ka vaieldav. et võib-olla lapsed tulid hommikul lasteaeda nii, et tee peale jäid mingisugused mudalombid, porilaigud, et hullult äge. Ja kui sa oled selline nagu cool ema, kes teab, et lapsed avastavad maailma igasuguste erinevate meelte kaudu ja lasid tal seal võib-olla porilaigus paar hüpet teha, siis võib-olla ta jõuabki lasteaeda määrdunud kombega. ja see on täiesti okei. Ja siis sa oled ka ema, kes väärtustab oma aega, et sa ei pese, mina ei pese. Igal õhtul, kui lapsed tulevad lasteaiast koju, kõiki nende õueriideid maksimum pesuprogrammiga, et nad oleksid säravad ja läikivad, sest ma tean, et nad lähevad homme lasteaeda. Ja need mudalombid on homme seal lasteaias ka. Ja ma võin selle suure pori sealt nagu maha pühkida, aga ma ei stressa selle pärast, et mu lapsed lähevad võib-olla natukene määrdinud riietega järgmine päev uuesti lasteaeda, kus need nagu uuesti mustaks saavad. Et see on nagu okei. Et võib-olla sa kulutadki selle aja selle peale, et õhtul lastega mängida või raamatut lugeda, mitte sellepärast, et kuidas kõiki asju puhtaks pesta. Ja siis tulevad sind kritiseerima võib-olla inimesed, kes ei ole jõudnud sinna, kuhu sina teel oled. Ja seoses selle enesearenguga võib-olla üks oluline mõte on ka see veel, et täiesti okei on oma mentoritest ka välja kasvada. Neid vahetada, edasi liikuda. Mina näiteks müüsin aastatel 2007 ja 2008 Ameerikas ukselt uksele raamatuid. Ja ma olin tänaseks päevaks, on ta super äge mentor, coach Andrus Albi tiimis. Ja sel ajal, kui ma raamatuid müüsin, tal on hästi oluline, kuidas nad õpetavad noori, on see, et ole õpetatav, be teachable. Ja siis ma lihtsalt ahmisin kõike seda, mida Andrus mulle rääkis. Lihtsalt ahmisin seda endasse ja püüdsin olla võimalikult teachable. Teha neid asju nii, nagu tema mulle ütles, õpetas mulle ja mitte nagu oma kogenematusel lasta siis mõjuda. Ja mis see tähendas seda, et esimesel aastal, kui ma raamatuid müüsin, ma olin kogu ettevõtte üle nagu top first year, ehk siis esimese aasta tudengitest, kes raamatuid müüsid, ma olin top 100 hulgas. Et ma olin olnud õpetatav, võtsin kogu selle õpetuse tema endasse ja läksin ja rakendasin seda. Aga siis ma lõpetasin, mingil hetkel ma tundsin, et elus on aeg edasi liikuda ja jätsin selle raamatumüügi ukse taha. Ja kuigi Andrusega me oleme ka niimoodi aeg-ajalt edasi suhelnud, siis on täiesti okei, kui mingisugused sellised mentorsuhted nagu lähevad mööda. Siis teine oluline mentor minu elus, kelle ma välja tooksin, on võib-olla Andres Sirel. Tema oli minu mentor siis, kui ma kandideerisin Microsofti partnertudengiks. Ja see, kuidas tema neid tudengeid suunas toimetama, tegutsema ja hiljem, kuidas ta aitas kaasa sellele, et kui mina olin teisel aastal ise tiimijuht Microsofti partnertudengitel, et kuidas seda rolli täita. Ja samamoodi ma ahmisin kogu seda infot ja kogu sellel perioodil on ikkagi väga-väga
sügav jälg selles, kes olen mina täna, siis mingil hetkel see Microsofti partnertudengite aeg sai otsa ja ma liikusin jälle edasi. Et tulid uued mentorid ja inimesed. Või siis kõige nagu selline värskem lähiminevikust on see, et mul oli sügavalt enda sees teadmine, et ma tahan alustada online ettevõtlusega. Aga mul polnud õrna aimugi, kuidas seda teha. Ja siis eelmise aasta 2023 jaanuaris ma täiesti juhuslikult nägin, kuidas üldse Tšehhis Prahas elav tuttav jagas oma seinal, et ta võtab osa ühest tasuta väljakutsest, koolitusest, et kuidas oma ettevõtlusega algust teha. Ja selleks koolitajaks oli siis Sigrun, blond naisterahvas Islandilt, kes on tänaseks päevaks oma online äriga teeninud vist, viimased numbrid olid seal vist 18 miljonit. Ja siis tal oli selline tasuta väljakutse, mille lõpus ta tegi pakkumise, et saab temaga koostööd alustada. Ja alustada ka oma online ettevõtlusega põhimõtteliselt 3 kuuga. Ja see investeering oli 3000 eurot ja ma hüppasin pardale. Ja ma ütlen, et nagu best decision ever, nagu parim otsus üldse. Et ümbritse enda inimestega, kes on targemad ja edukamad ja neil on mingisugune teadmine, mida sul veel ei ole, mine ja õpi. Ja hiljem, kui mul see programm sai läbi, siis ta tegi pakkumise, et saab tema aastase membership'is nagu kogukonnas siis edasi olla, kus saab igasuguseid muid programme ja asju teha läbi, siis loomulikult ma ütlesin jah ka sellele, sest tol hetkel ma täiega tundsin, et mul on temalt nii palju õppida, kuidas seda online äri teha. Ja siis ma tegin veel sellise aastase commitmenti, et jah, ma tahan olla tema lähedal, kuulda seda infot, mida tema jagab ja seda kõike siis ka oma ettevõtluses rakendada. Aga siis see kevad mul sai see 12 kuud täis ja siis oli see koht, kus mul oli, et kas ma pikendan või ma liigun edasi. Ja siis ma tundsin, et ma olen nagu nii palju ammutanud ja kasvanud, et mul on vaja mingisugust uut mentorit või teistsugust lähenemist. Ja siis ma otsustasin, et ma liigun edasi. Ja nüüd on mul hoopis teisest valdkonnast mentor. Ja paljudel inimestel on nagu paralleelselt mitu erinevat mentorit. Et erinevates valdkondades, kes siis aitavad neil seda selgust luua, järgmisi samme astuda. Vahel see mentor usub sinusse rohkem kui sina ise. Et sellised nagu ägedad asjad. Et sellise pika mõtiskluse lõpuks ma võib-olla palukski sul seda mõelda, et kes on täna need inimesed, kes on sinu ümber ja kas need inimesed siis aitavad sul olla see parim versioon sinust endast ja liikuda selles suunas, kes sa kaasaegse naisena tahad olla, või siis sul on vaja natukene ringi vaadata, et täiendada ennast, arendada ennast, et see info ahmimine, see on nagu meeletu, et kui ma mingil hetkel neid audioraamatuid kuulasin, siis ma 24/7 ei teinud seda, aga igal võimalikul vabal hetkel ma muudkui kuulasin ja ammutasin ja tegin märkmeid. Ja teen seda tänasel päeval. Oma mentoreid kuulan ja siis neid mingeid episoode ja asju ma nagu aina kuulan uuesti ja uuesti, sest vahepeal on see, et sa esimesel korral kuuled ühtesid mõtteid, aga kui sa juba teist või 3. korda kuulad seda sama teksti, siis sind kõnetavad hoopis järgmised asjad, sest sina inimesena oled ka pidevas arenemises ja muutumises ja erinevatel hetkedel kõnetavad sind erinevad asjad. Ja ma loodan, et said siit mõne mõtte, mis sind kõnetas ja kui sa nautisid seda podcasti, siis ma olen täiega tänulik, kui sa jagad ka kuskil sotsiaalmeedias screenshoti, kus sa seda või pilti, kus sa seda podcasti kuuled ja siis tagid mu ära, et nilson.ee. Nii et see oleks äge.
igal juhul järgmiste episoodideni. Tšau!